No nii, armsad sõbrad, toon siis teile kõigepealt tervitusi meie armsalt õpetajalt Ilkalt, kellega tõepoolest siis täna läks niimoodi, et ta ei jõudnudki üldse üle riigipiiri. Ja asi ei ole nüüd nii tõsine, et siin riigipiir oleks nüüd muutunud selliseks, nagu ta vanasti oli, et asjad piirile võivad kinni jääda ja lausa ära kaduda, vaid asi on natuke lihtsam. Ilka küll oli juba sõitnud sadamasse Helsingisse ja üritas laeva peale ka pääseda, aga seal ootas teda politsei. Ja politsei oli seal vastas ja õnneks küll politsei ei oodanud mitte ainult teda, vaid muid reisijaid ka. Tegid pistelist kontrolli ja küsisid nimelt, et kas inimestel on ka passid kaasas. Ilka oli lootnud oma juhilubade peale selle maani, aga siis selgus, et no juhilubadest jääb täna küll väheks. Ja nii jäigi Ilka sinna Soome ja kui mina mõned tunnid tagasi selle kõne sain, siis ma võin teile ausalt öelda, et ma tegelikult ei ole tõlk. See võib-olla ei tule teile üllatusena, ma ei ole isegi soome keelt mitte tegelikult õppinud. Küll aga kuna ma olen seda tõlkimise asja siin Ilka kõrval niimoodi proovinud, siis ma ei ole seda mitte kartnud, et äkki midagi sellist juhtub, vaid ma olen mõelnud sellele, et mis siis, kui midagi sellist juhtub. Ja täna see juhtus, nii et kui ma Ilkalt selle kõne sain, siis see oli päris huvitav. Muidugi sinnamaani mul oli veel natuke lootust minu sees, kui ma ütlesin talle, et aga proovi äkki Viking Line'i või Eckerö Line'i. Aga siis kahjuks selgus, et need laevad tulevad hästi vara hommikul ja hästi hilja õhtul, nii et see piltlikult öeldes laev ja rong mõlemad olid läinud. Nii et seega siis on minul täna siin see rõõmustav ülesanne teile jagada Jeesuse Kristuse ülestõusmis sündmustest. Ja kuigi Ilkat ei ole täna siin kohal, siis ma luban sulle, et midagi palju olulisemat on siin kohal. Jeesus ise on täna siin kohal. Oma püha vaimu kaudu tema õpetab sulle just seda, mida vaja. Nii et seepärast ma ei olnud ka väga mures ja pabinas, sest seesama Jeesus, keda Ilka väga hästi tunneb, õnneks mina tunnen teda ka. Ja temast mulle väga meeldib rääkida. Eelmisel korral käisime siin läbi neid Jeesuse surmaga seotud sündmusi. Võib-olla mäletate ka seda, et kes siis lõpuks mõistis Jeesuse surma. Tuleb välja, et Jeesuse enda sõnad olid need, mis lõpuks otsustasid siis tema elu ja surma üle siin maa peal. Me rääkisime risti löömisest, sellest hukkamise viisist ja kombest, et mis oli üldiselt väga levinud seal Rooma ajal, mis oli väga võigas ja vastik, siiski saime parema pildi sellest, milline see võis välja näha reaalsuses, et ei olnud mingisugust kauget, kõrget, sellist romantiliste mäge, kuhu peale siis 3 ristipuud tõsteti, vaid oli palju lihtsam see olukord tee ääres, 2-3-4 meetrit teest eemal, löödi risti ka Jumala poeg. Lihtsalt teise 2 röövli vahele. Et see pilt tuleb nagu palju reaalsemaks, kui ta ongi selline lihtne. Siin ei ole midagi liialdatut ja ei ole ka midagi puudulikku või ära peidetut. Rääkisime ka sellest, et tempel vahetas asukohta. Templil oli enne väga kindel geograafiline koht, kus ta asus. Aga tänu Jeesuse risti surmale ja sellele ohvrile see asukoht natuke muutus. Ja mis on nüüd Jeesuse maapealne aadress, kas te oskate mulle öelda? No see on seal, kus on kristlane. Et see tempel tuli siia meie väga lähedale, siia südamesse. Mäletate, seal rebenes see tohutu suur vahevaip, kus taga oli see kõige püham paik. Nüüd see kõige püham paik on siirdunud meie igaühe südamesse. Minu käest Keilas nüüd oli
missioonipäevad toimusid Keilas ja laupäeva õhtul oli seal ka noorteõhtu, kus ma sain Jumala sõna jagada ja mitmed noored inimesed võtsid ka Jeesuse oma ellu vastu, mis on suurepärane ja alati kõige vingem asi üleüldse, mis võib juhtuda. Ja pärast seda õhtut tuli üks noormees minu käest küsima, et kuule Joel, et vaata, kui oli see 9.11 sündmus seal Ameerikas, kus lennukid lendasid nendesse suurtesse tornidesse sisse, et mis sa Joel arvad, kas see, kui inimesed siis sealt aknast alla hüppasid, kas see oli Jumala plaan nende inimeste jaoks? Sest paljud inimesed olid kahe väga kehva valiku ees, kas lämbuda surnuks või hüpata surnuks. Ma ütlesin talle, mina ei tea, mis on Jumala plaan kellegi teise elus. Ja ma jäin sellele mõtlema. Ja kui me vaatame seda, mida Jumal lasi sündida oma pojaga siin maa peal olles, siis me võime ka küsida, et kas see oli siis Jumala plaan, et umbes 33-aastasena tema poeg lihtsalt hukatakse. Kas Jumal, maa ja taeva looja, kogu universumi Jumal, ei oleks suutnud natukenegi kauem elada siin maa peal? Ma ei tea, kas 33 on juba keskiga või ei ole. Ei ole veel. Siis ma ei ole veel keskealine. Ja ma jäin mõtlema pärast seda, kui see poiss küsis, et kas see oli Jumala plaan nende inimeste eludes, et nad pidid selle raske otsuse tegema ja nende elu lihtsalt lõppes. Ja kui vaadata Jeesuse elu ja mõelda, et tõesti, see, mis Jeesusega sündis, oli tõepoolest Jumala plaan. Sest nagu me kuulsime, siis mitte inimene ei mõistnud Jeesust surma, vaid Jeesus läks vabatahtlikult tooma seda ohvrit meie eest. Jeesusest tema maapealse elu jooksul jääb võib-olla pilt, et ta käis ja aitas inimesi. Et tema paljud, kes on nii-öelda spirituaalsed või religioossed inimesed ja kellele meeldib õppida tundma erinevaid usundeid, kaasa arvatud kristlust, neil ei ole midagi selle vastu, et õppida tundma Jeesust kui head õpetajat, kes räägib, et ära tasu kurja kurjaga, vaid tee head teistele kõigile, isegi kui nad seda ei vääri, tee ikka head, armasta ennast, armasta kõiki. Inimestel ei ole sellega mitte mingisugust probleemi. Ja Jeesuse tegutsemises siin maa peal ka tihtipeale ta kohtaski inimesi ja nende vajadusi, maiseid vajadusi, kui inimesed olid kas haiged või vaesed või pimedad või isegi surnud, see on tõsine probleem, siis Jeesus kohtas neid vajadusi. Haiged said terveks ja meil võib jääda Jeesusest kui õpetajast selline arusaam, et ta käis ja aitas inimesi nende igapäeva probleemides, et kes on haige, peab saama terveks, kes on pime, peab saama nägijaks, kes on vaene, peab saama rikkaks. Et siia võikski nagu joone tõmmata, et Jeesus tegi neid häid asju ja ta võiks neid tänapäevalgi teha. Aga huvitav on selle juures see, et kõik inimesed ei ole haiged. Kõik inimesed ei ole ka vaesed. Kas siis nendel ei olegi Jeesust vaja? Seepärast Jeesus ei võtnud ette mitte ainult neid maiseid probleeme inimeste eludes ja ei tegelenud ainult nendega, vaid Jeesus võttis ette selle kõige suurema probleemi, milleks on surm. Me võime ju mõelda, et miks Jeesus ei aidanud kõiki vaeseid saada rikkaks või miks kõiki haigeid ei saanud terveks. Aga Jeesus tuli siia maa peale, tal oli oma missioon, see oli Jumala plaan. See oli tema rist, mida ta pidi kandma. Ja huvitav on, kas te olete mõelnud sellele, et evangeeliumites me loeme, et Jeesus ütleb, et kes tahab mind järgida, võtku oma rist enda peale ja järgnegu mulle. Ja kui me mõtleme, et Jeesuse rist oli tema eesmärk siin elus, milleks Jumal ta oli siia saatnud,
siis ka meie rist ei ole ainult mitte rist ja viletsus, nagu eestlane armastab öelda, et kui meil on vilets olla, siis me mõtleme, et no nüüd ma ilmselt kannan seda risti enda seljas, et mul on nii vaevaline ja värki, et see rist, mille me enda peale peame võtma, on see eesmärk, milleks Jumal meid on loonud. Mille me peame päevast päeva enda peale võtma ja seda kandma, et liikuda selle poole, milleks Jumal sind ja mind on loonud. Kas pole mitte põnev? Ühel hetkel me saame aru sellest, et jaa, vot selleks ma olin loodud. See oli see minu rist, mida ma pidin kandma, et Jumal saaks teha midagi head ja midagi, mis oli tema plaan. Jeesus tuli lahendama seda surmaprobleemi, millest inimene ise jagu ei saa. Ütleme nii, et haiguseid me suudame päris hästi ravida medikamentidega, vaesust tegelikult me suudaks ravida natuke lahkusega, kui me oleksime lahkemad. Aga mitte keegi ei suuda lahendada seda patuprobleemi, mis toob endaga kaasa surma, igavese lahusoleku Jumalast. Selle lahendas Jeesus. Seepärast me ei vajanud mitte Jumala pojas mingisugust revolutsionääri, mingisugust rohelist mõtlejat, kes hakkaks ainult taastuvaid energiaid kasutama, et me maa peal suudaksime võimalikult kaua elada, seda ära hävitamata, vaid me vajasime ohvrit. Ja Jeesus tuligi ohvriks. Nüüd ma räägin praegu neid eelmise korra sündmuseid natuke sellest Jeesuse kannatamisest ja surma ja selle risti löömise tähendusest. Huvitav on see, et kõik need sündmused, Jeesusega hukkamine ja surm ristil, need kannatavad ka ajaloolist uurimist. See on kristluse ja judaismi üks eripärasid. Need kaks usundit, need kannatavad ära selle, et ajaloolased neid uurivad, sest nendest on märke jäänud maha. Nendeni võib arheoloog võib oma väikese pintsli ja kirkaga leida tee kristluse või judaismini, sest nendel on oma jäljed ajaloos. Ja sellepärast meiega kristlik usk ei pea kartma mitte arheoloogiat, vaid täna ma natuke räägin sellest, kui me jõuame sinna Jeesuse haua juurde. Ma räägin natuke sellest ka, kuidas isegi see pintsel ja kirka ja mis iganes tööriistad need on, need võivad aidata kaasa selles, et kinnitada seda, mida Jumala sõna meile piiblis ütleb. Jeesus ei tulnud mitte korraldama revolutsiooni, vaid Jeesus tuli surema ristil, ohverdama ennast inimkonna pattude eest ja seeläbi lahendama meie kõige suurema probleemi, surma. Täna me räägime veel sellest, mis toimus ülestõusmisel, mis on need kinnitused sellest, et Jeesus on tõesti üles tõusnud ja me mitte ei räägi sellest, et mida Jeesus kunagi tegi ja mis ta kunagi oli, vaid me saame Jeesusest rääkida, mida ta teeb ja kes ta on. Saame rääkida temast olevikus. Ta elab ka tänapäeval. Paljude teiste usundite järgijad käivad tihtipeale oma usundi rajajate või väga suurkujude haudadel, käivad neid vaatamas, meenutamas neid, viimas sinna lilli. Kristlus on selle poolest eriline, et lilli ei ole kuhugi viia. Seda hauda, mida on arvatakse mitmeid erinevaid võimalusi, kus need on, siis seal hauas ei ole enam midagi. Jeesus on sealt hauast üles tõusnud ja sellest me saime evangeeliumis lugeda ka. Kõik evangelistid kirjutavad sellest sündmusest. Matteus kirjutab sellest aga kõige rohkem nagu action film. Tema kirjelduse järgi see kõik alles toimub. Kui naised lähevad sinna hauale, siis naised näevad ja on selle tunnistajad, kuidas ingel tuleb taevast ja veeretab selle kivi sealt eest ära. Teistes evangeeliumites kirjutatakse, et naised läksid hauale ja nägid, et kivi oli juba ära veeretatud ja läksid piilusid sealt sisse. See on väga huvitav, et evangeeliumite kirjapanijad kirjeldavad väga erinevalt seda sama sündmust, aga see on hästi kihvt, kuidas Matteus tõesti kirjutab seda justkui filmistsenaariumit.
et mis paneb silme ees kohe pildi jooksma, et pidi olema ikka vägev ingel, kes tõstab selle kivi ära, millest me ka kohe varsti räägime, et seda kivi, kui ikka väga tugev mees oled, siis ka ei jaksa tõsta. Aga haud on tühi, Jeesust ei ole enam seal.